tulin hommikul tavalisel ajal kuskil 7 ajal ärkasin üles, läksin alla ja siis vaatasin, et mingi niisugune lumeriba on siin ja siis hakkasin vaatama, et seal midagi vilgub. Ja siis läksin vaatama, et järjekordselt see hotell põles. No praeguseks on kustutustööde algusest möödas umbes 5 tundi ja endiselt on siin sündmuskohal 5 päästeautot ja järelkustutustöödega tegeleb umbes 20 päästjat. Leegid olid katuseräst alt väljas, et põleng oli korralik. 4:30 vaik hommikul sai väljakutse eelmine vahetus, et mina hommikul kell 8 alustasin, et me võtsime siis selle sündmuse üle ja praegu tegeleme siis järelkustutusega ja tulekohalt otsimisega. Tuli levis kiiresti, sest maja ehitamisel kasutati saepuruplaati, mis on äärmiselt tuleohtlik. Sündmusele reageerisid Annelinna, Tabivere, Tartu ja Võru kutselised päästjad ning Tõrvandi vabatahtlik päästekomando. No ja näete, kõigest 20 meetri kaugusel Lihaste hotellist asub elumaja ja päästjad nägid kurja vaeva, et tule levimist takistada. Aga oli õudne ka oma koduaknast leeke näha? Ei olnud, kuna seda kustutati, aga õudne on sellepärast, et see hotell on juba nii kaua tühi olnud ja see on minu meelest juba 4. tulekahju siin. Nii et ega eriti meeldiv elada ei ole sellises kohas, kus sa tead, et iga hetk võib jälle midagi põlema minna. Siin me oleme korduvalt käinud, et siin küll poisikesed käivad tikkudega mängimas ja et on nagu kuidagi maha jäetud, aga ikkagi keegi urgitseb mingi ukse või akna lahti ja siis läheb sinna hoonesse sisse ja hakkab seal tikkudega mängima. Veel pole teada, millest seekord tulekahju alguse sai. Küll on aga hoone nüüd muutunud äärmiselt varisemisohtlikuks. Täna varahommikul põlenud maja ehitati mitukümmend aastat tagasi ja seal tegutses pikki aastaid Ihaste hotell. Kui see ehitati, oli see väga uhke hoone, et minu pärast siin pool linna nagu ühtegi hotelli ei olnud ja oma suuruselt ja mastaabilt oli ta päris tore. Ta oli loomasõbralik, seal käisid ikka, kui olid näiteks koeranäitused Tartus, siis oli ümbruskond jalutavaid koeri täis sebast, et nad võtsid loomi ka siia hotelli. Ja tundus niisuguse väga sümpaatse, aga näha oli, et omanikul ei olnud vist enam ressursse, sest see kõik lagunes. Aga nüüd juba viimased aastad on see pigem selline tondiloss olnud, et keset nagu sellist elurajooni, et miks sellega midagi ei tehtud ja miks elanikud ei lasknud teha, on selline suur küsimärke.